Hakkasin uurima juurpõhjuseid. Seega enne seda ma olin tegelikult täielikult suletud, ma olid emotsioonid kinni, mul olid tunded lukus, ma ei kuulanud oma sisetunnet, mul oli hästi palju alla surutud ja ma isegi ei osanud midagi tunda, ma olin nagu täielikult lukus. Ehk siis minu ärkamine algas peale vähihaigust. Ehk siis kõik sümptomid ei ole halvad ja vähk on viimane äratus, mis tuleb sind äratama ja selles ei ole tegelikult mitte midagi halba. Nii et kui sa enne oled ignoreerinud iseennast, siis nüüd on viimane aeg ennast käsile võtta. 2019-2020 oli see, kui mina ärkasin ja hakkasin läbi nägema. Hakkasin küsitlema elu, hakkasin küsitlema iseennast. Hakkasin vaatama sügavamale. Ja hakkasin läbi nägema nendest õpetustest, mida mulle oli senini õpetatud. Igaühel on tegelikult need võimed ju olemas, need oskused olemas näha ja need tuleb sinu seest aktiveerida. Need on kõigil olemas, need on lihtsalt uinunud olekus. Mõni inimene aktiveerib need selles elus, mõni inimene saab need aktiveeritud ja märkab nende aktiveerimist siin füüsilises kehastuses alles võib-olla 10 kehastuse pärast. Minu lapsepõlv ja enne seda vähihaigust oli tegelikult siit kuubis. Ma ei märganud ärgata varem, kuigi mul oli võimalus. Täna ma olen selles kohas, kus ma näen läbi inimeste füüsiliste sümptomite juurpõhjusega. Kuidas see on tekkinud? Ja laste sümptomite omaga. See oskus tuli ise mulle läbi minu enda haiguse. Ja ühel hetkel ma lihtsalt jõudsin selleni, mul tuli tugev taipamine, külmajutt, kananahk, kuumajudin üle kere, nagu need kehalised taipamised on. Ja ma sain aru, et mul on oskus vaadata füüsiliste sümptomite juurpõhjuse tekkepõhjust. Ja mul oli nagu, oh my god, kui lahe see on, ma olin nagu nii tänulik, pisarad voolasid, totaalne selline hetk, kus ma tundsin ära selle kehaga. Ja peale seda põhiärkamist on olnud mul veel ärkamisi, erinevaid kihte veel nagu edasi, ehk siis nagu veel nagu sügavamale. Kui juba jagamiseks läks, siis ma jagan sulle seda, et ma ei mäleta, mis aasta arv oli, aga peale minu vähihaigust, äkki oli 2020, see oligi see ärkamise aasta, 2020, mu sisetunne suunas mind, et ma läheksin reikisse. Läksin reikisse, reikis andsi tehti mulle esimest korda, mul polnud õrna aimugi, mis see on. Ja tolle järgselt 24 tundi ma olin enda potentsiaalses energias, ma nägin läbi seina, ma nägin nagu läbi absoluutselt kõigest süsteemidest ja asjadest ja ma mäletan, kui ma koju läksin ja tollane kaaslane ütles, et issand jumal, ma ei tunne sind ära. Sellepärast, et ma läksin koju ja ma lihtsalt rääkisin sellega seotud, see on sellega seotud, see tuleb sellest, see on selle. Ma lihtsalt lägin läbi seina. Ja siis 24 tunni järel see kadus ära. Aga see olek ja see tunne jäi mu keha salvestusse. Ja siis ma sain aru, et see on minu potentsiaal, kuhu mul on vaja jõuda. Ja nüüd ma tunnen, et ma olen jõudmas sinna. See oli mega võimas kogemus. Neid ärkamisi on olnud veel. Paljud inimesed mõtlevad, ma tahaksin ka endale võimeid ja asju. No, nii ja naa on sellega tegelikult. Sellepärast, et sellega kaasneb esiteks kogu su senised koodid kehas muutuvad. Ja kas sa suudad tegelikult inimesena hakata haldama, kas sa oled tegelikult valmis selleks, inimene peab olema selleks enne valmis. Ühel see ärkamine toimub erinevas hetkes. Mõni ärkab mingi muu sündmuse või trauma tagajärjel näiteks. Sa võid kommentaaridesse panna, kuna sina ärkasid ja kuidas sina ärkasid, sest hullult põnev oleks kuulda.